Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mistõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastuvõetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahvaliikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim opositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerullipoliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest. Kagu Raadio. Stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Kuigi harva me kohtume, teerada ei rohtu veel. Aeda, kus me kasvasime koos. Kui siin näen, siis kulgen taas läbi kaste Heinemaa. Aega, kus on alanud melood. Sa ei paista iga päev, kui väikene muu taeval ael, kuid pole sa ka muud kõik nagu kõige pimedamas öös särab kui põhjana eel ja sinu järgi selgeks saab mu suu. Hapud viinamarjad ma su seltsis veiniks lagerdan. Me ei karda ausalt rääkida. Avamata suu, mõistad, mis on asjadu. Julge on su seltsis vaikida. Sa ei paista iga päev, kui väikene muu taeval ael, pole sa ka muud kõik nagu kõige pimedamas öös särab kui põhjana eel ja sinu järgi selgeks saab, sinu järgi selgeks saab. Elumeri on suur ja lai, kuid me sõprus on kui kai, kus tormis leiab varju minu laev. Elumeri on suur ja lai, kuid me sõprus on kui kai, kus tormis leiab varju minu laev. Elumeri on suur ja lai, kuid me sõprus on kui kai,
kujunes Heimar Lengi show algus kuidagi teistmoodi kui tavaliselt. Hoopiski laul tuli mitte sellepärast, et siin poleks Heimaril materjalid valmis või nii materjali on isegi rohkem kui tunni aja siis ära mahub, aga lihtsalt meie tehnika otsustas hakata siin nii-öelda eesti keeles mäkra mängima, aga nüüd ilmselt laabub kõik ja Heimar, ole hea, mikrofon on sinu. No aitäh mikrofoni eest ja aitäh kõne õiguse eest, aga ma parandaksin sind. Ütleme parem niimoodi, et see oli meil taotluslik, see ei olnudki tehnikaviga. Me lihtsalt panime mängima ilusa laulu Harva kohtume. See tähendab, et harva kutsutakse raadiosse, need üle 2 nädala ainult. No, ei saagi rohkem rääkida. Kutsutaks tihemini, aga ma saan aru, et sinu elu on ka täis igasuguseid huvitavaid ettevõtmisi ja pole isegi mahti olnud vist oma aiamajakeses veel memoaare kirjutada, kuigi seal ilmselt on põhjus milleski muus. Ei no, kevad läheb nii hilisele peale, mina mõtlesin, ma tulen aprillikuu lõpus välja, et päike särab, hakkan siis aiamajas roheluses kirjutama seal oma pabereid ja arhiivi ja meenutusi ja mälestusi ja no mitte midagi, no ei lähe ju nii niiske vihmasajus istuma külma aiamajja ja siis meenutama, kui ilus oli elu varem. Elu oli ilus küll varem, aga no seda peab ka vastavas meeleolus kirjutama. Aga meie meeleolu on siin igatepidi, kuidas ma ütleksin, no, igal juhul asjalik, aga ma tuletan meelde, vaata Meelis, et me ikka peame saate alguses ütlema järgmistele põlvedele, kes äkki selle helifaili kusagil leiavad kaljujoonistuste vahelt. Et meie saade on eetris 19. mail aastal 2025 ja hommikul 8:30 kohaliku aja järgi. Ja meie saate eesmärk või ütleme, miks me siin koos käime, miks me siin Meelise stuudios esineme, aga sellepärast, vähemalt mina tulen sellepärast siia, et saaks Eestis kõlada natukesegi, no mõnel üksikul kanalil, nagu neid praegu on, ka teistsugune vaade, alternatiivne vaade sellele, mis maailmas toimub ja mis meil siin Maarjamaal toimub. Muide, mul on sulle küsimus, Meelis, kust tuli nimi, et Eesti on Maarjamaa? Ega ei oskagi kosta, polegi mõelnud elus selle peale. Ega sa ei oskagi kosta ja mina ka ei osanud kosta varem, aga ma lugesin praegu ristiusu ajalugu, tarku raamatuid, mis on, soovitan kõigil lugeda, eriti need, kes on niimoodi jõudnud juba küpsesse ikka ja siis on hea vaadata elu mõttele tagantjärele ja lugesin neid raamatuid ja seal oli selge sõnaga kirjas, et see Maarjamaa on tegelikult, kuigi ta meil on väga püha ja meil on siin Põlvas on ju Maarja orge puha, aga see Maarjamaa on puhas, ma julgen öelda, aga ärge ehmatage ka pahaks pange, nii on raamatus kirjas, äriprojekt. Ja see äriprojekt viidi ellu siis, kui tulid need algas see risti usu sissetoomine, vahel öeldakse tule ja mõõgaga, üks praegu nagu ei taheta seda nii väga tunnustada või tunnistada, aga siis tuldi ja selleks, et meelitada Euroopast neid rüütleid ja usklikke juhte ja võib-olla ka paasti arvamust ja tema nii-öelda lähiseltskonnas, siis tuldi välja ideega, Saksamaal tuldi välja ideega, et teeme selle kandi, kuhu me nüüd peame minema ja selle ristiusu viima ja selle maa endale saama, et teeme selle huvitavaks Euroopa jaoks. No umbes nii nagu praegugi käib asi. Sul peab olema väga selline atraktiivne see koht, kuhu sa tahab minna kaubitsema või tegema või seal äri ajama või võib-olla ka sõjaga minema, et see koht peab olema atraktiivne kutsuma ja siis mõeldigi välja, et see Eesti kant siin ja see Liivimaa ja ta nimetati seal kirikute raamatutes ja tolleaegsetes, mis need olid, kuhu siis fikseeriti seda ajalugu, hakati meie kanti nimetama Maarjamaaks. Et ta on selline, ütleme, suhteliselt kunstlikult tuletatud nimetus, aga ta on kena ja ma arvan, ta meeldib meile ja mulle ta ka meeldib, aga see ajalugu on vähemalt ühes versioonis, see, mida mina lugesin, on niimoodi kirja pandud. Aga kui me nüüd tuleme siin viimaste päevade juurde ja küsime, mis siis iseloomustab Eesti ja maailma poliitikat ja mis on olnud see, mis meile kui tavakodanikele siis on tähtis ja korda läheb,
no siis on muidugi neid teemasid niivõrd palju ja nad on niivõrd sellised meeli murdvad ja mitte erilist lootust andvad, et vahel hakkab kohe kõhe, eriti veel, kui seda vihma valab nagu A-varrest praegu ja tuletab novembri ilma meelde. Et kõik on nõnda negatiivne ja kui me jätame praegu kõrvale Eurovisiooni või meie kopteriõnnetused seal Soomes praegu, siis ma ütleksin, et võib-olla kõige rohkem ühiskonda muutev, aga ma ei tea, palju ta on levinud, on siiski Postimehes eelmisel reedel, see on siis meil 16. mail, mul on see leht siin praegu laua peal, 16. mail ilmunud suur üle 2 lehe pikk intervjuu, no mis on tõeliselt huvitav ja ootamatu Eesti ajakirjanduses. See on siis intervjuu, mille on teinud Martin Ehala, no ma ütleksin, ta on üks julgemaid ajakirjanikke Postimehes Ülle Harju kõrval, Ülle Harju on seal väga tugev reporter muidugi, ja Martin Ehala ja ta on teinud intervjuu siis Isamaa suurrahastaja Parvel Pruunsillaga. No tema Pruunsild on meil ju nende, kuidas öelda, hammasrataste vahele jäänud ja see Parvel Pruunsild nüüd räägib pikas intervjuus oma viimase 2,5 aasta vintsutustest kohtusüsteemis ja ta suhteliselt avameelselt räägib, rohkem ei julge muidugi rääkida, aga ta teeb pihuks ja põrmuks meie õigussüsteemi Eestis, kuigi me nimetame õigusriigiks ennast ja ta siin toob kõik välja, kuidas temaga uuritud on, teda on uuritud ja jälitatud ja provotseeritud kuritegevusele ja ta jõuab kokkuvõttes siis järeldusele, et meil on siis ütleme siis, kuidas õiguskaitseorganid või ütleme siis prokuratuur, kaitsepolitsei, majanduspolitsei ja muidugi poliitilised ringkonnad ja kohtuvõim, nad on kõik nagu üks meelsus, sõpruskond, kes käivad koos nagu mustade meeste klubi, kes istub koos ja haub kurja. See on tema sõnad siin. Aga nad on alati need kohtunikud ja siis prokurörid ja kaitsepolitseinikud ja majanduspolitseinikud ja poliitikud, kes neid toetavad, nad on alati poliitiliselt ühel meelel ja omavahel läbi põimunud. Seal on näiteks prokuröridel ja kohtunikel, ma tsiteerin praegu, seal on nagu näiteks prokuröridel ja kohtunikel nõnda nimetatud pöörduks, kus ühed on prokurörid ja seejärel on nad jälle pärast kohtunikud ja siis kohtunikud saavad jälle prokurörideks ja niimoodi nad vahetuvad ja see on üks võrgustik, mis siis Eestit oma haardes hoiab. Ja Pruunsild veel ütleb, ma tsiteerin veel teda, seda intervjuud, selle seltskonna siis prokurörid ja kaitsepolitseinikud ja majanduspolitseinikud, no muidugi mitte kõik, aga see seltskond, kellest räägib Pruunsild, et see seltskond, selle seltskonna eesmärk pole võita kohtuprotsesse, vaid nende eesmärk on kahtlusalused surnuks menetleda. Ja see on minu meelest väga hea väljend, surnuks menetleda 2, 3, 4, 5, 6 aasta jooksul. Savisaar läks juba sinna 8 aasta poole peaaegu, et 6 aastat aktiivset jälitamist ja kohtumõistmist ja lõpuks lõppes inimese surmaga, eks ju, aga siin on need teised kõik need protsessid välja arvatud Sadama protsess, kus on reformierakondlased ja mida on mitu korda lõpetatud, ma saan aru. Aga, ja nii ta ütleb et selle prokuratuuri ja siis kohtuvõimu eesmärk on oma kahtlusalused siis surnuks menetleda, ajakirjanduslikult nad ära tappa, inimesed panna värisema,
Nad tahavad panna inimesed kartma ja ära hirmutada. See on siis meie õigussüsteemi lühike kokkuvõte, mille on ära trükkinud meie suur ajaleht, no tegelikult ainukene ajaleht, mis järgi on jäänud Päevalehena, Õhtuleht, no peame nagu kollaseks natukese, muidugi ta on hea leht minu meelest, aga ütleme, ainukene eestlastel on jäänud ka ainult see Postimees alles, veel teised ilmuvad ju seal kas nädalalehtedena või ilmuvad siis veebis ja meie ainuke Päevaleht siis ütleb niimoodi, et ongi eesmärk kohtuvõimul inimesed surnuks menetleda, ajakirjandusega ära tappa, inimesed panna värisema, kartma ja ära hirmutama kogu meie rahva. Ja ma arvan, et need on päris tõelähedased sõnad, millega iseloomustatakse. Ja ta ütleb veel, Pruunsilm siin toob näiteks, pange nüüd kõik tähele, kallid kuulajad, kes te kuulate ja Meelis sina ka, sa räägid siin ka igasugused juttu raadios. Ja nüüd ma tsiteerin Pruunsilda, ta ütleb niimoodi, on olemas julgeolekuasutuste seadus, mis võimaldab pealt kuulata ükskõik keda ja inimene ei saa sellest mitte kunagi isegi teada. Ja ta toob näiteks, kuidas temale siis Lõunapiirkonna kapo juht Jaanus Kann tunnistas, et me oleme siin kogu aeg salvestanud, juba pikka aega. Ja Pruunsilm lisab siia, et paragrahv 111, mis kohustab, on olemas meil siis paragrahv 111 selles julgeolekuseaduses, julgeolekuasutuste seaduses, ja see paragrahv 111 kohustab kõiki telekomi firmasid või no mõeldud on nüüd neid mobiiltelefonide firmasid ja muidugi ka internetifirmasid aasta jooksul kõiki andmeid salvestama. Nii et kui me täna räägime sinuga telefoni teel, võib-olla ka see raadiosaade, see jääb nüüd nendesse firmadesse aastaks alles. Ja Pruunsild ütleb, et nendes andmebaasidest saavad kapo ametnikud kontrollimatult käia, jalutada ja surfata. Ja sideettevõtted ise ka ei tea, mida nende andmebaasist vaadatakse ja võetakse. Ühesõnaga, sideettevõtted teevad andmebaasi, kus käib kogu aeg kapo sees ja kui tuleb järsku tal tahtmine, et näiteks, ma ei tea, Sirje Lepik näiteks on sattunud kahtluse alla, siis minnakse, võetakse välja kõik telefonikõned Sirje Lepikuga ja kui ta julgeb öelda, et Eestis on ikka asi käest ära, hinnad on kõrged ja palk madal, siis võidakse öelda, et ta on julgeolekuoht Eestile. Nii nagu Parvel Pruunsilla kohta öeldi, ta on Eestile julgeolekuoht. Ja kuigi Euroopa kohus on kord juba selle pealtkuulamise Eestis nii-öelda seaduse vastaseks kuulutanud, aga kapo pole sellega arvestanud. Vaat sellised asjad, lugege läbi reedene ajaleht, see oli, mis ma ütlesin, 16 mai, lugege läbi, Martin Ehala, tema on arvamustoimetaja ja kirjutab sellest. No kui me nüüd vaatame ärevaid päevasündmusi, mida sa siis esikohale tooksid, Meelis? No ilmselt tankerite kinnipidamised ja mitte kinnipidamised. Vaat huvitav, sa pole mu stsenaariumid lugenud, aga panid 10 otse. Tähendab, me tunnetame seda asja ühtemoodi. Ja siin ongi nüüd niimoodi, et on juhtunud üks intsident, no õigemini neid on mitmeid olnud, aga üks tuli nüüd väga suurde rahvusvahelisse meediasse ka ja see on siis 13. mail Läänemerel siis edutult peatada püütud Venemaa varilaevastiku tanker Jaguar oli seal. No siin on naerdud, et kas see nimi on õige või ei ole ja kes ta on ja kelle siis laev see tegelikult on, no ärme hakka seda arutama, sellest on palju räägitud. EKRE saade, mis on pühapäeviti kell 11 selles nendes raadiojaamades, mis neil on seal, mis neil on nüüd, Võrus on see? Võrus ei ole küll midagi. Ei, no mis need on nende? Ring FM, mida sa mõtled? Mis oli? Raadiojaamu või? Ja mis on? Ring FM. Ja Ring FM ja need teised kõik Rapla FM-id ja seal väga pikalt sellest räägitakse, võite järele kuulata, aga meil oli siis olukord selline, nüüd ma ütlen paari sõnaga, kuna see intsident on saanud suure, ma ütleksin vastukaja rahvusvahelises ajakirjanduses, ulatudes välja isegi Prantsuse ajalehtedeni ja YouTube on täis neid asju selle kohta, siis tuli välja niimoodi,
et Eesti siis need merekaitsejõud, no neid on mitu organisatsiooni seal, rannavalve ja piirivalve ja sõjavägi veel, püüdsid siis seda tankerit kinni pidada, et tal on nagu midagi korrast ära. Ta oli rahvusvahelistes vetes, kuigi need nimetatakse ka Eesti majandusveteks, aga ta ei ole Eesti territoorium, ütleme rahva seas on need siis neutraalveed, kuigi sellist väljendit ei kasuta mereõigusseadus. Aga rahvusvahelistes vetes ja Eesti läks siis oma väikeste kirpudega suure laeva kõrvale sinna, need meremehed pärast ütlesid, ei saanud aru, et neist need tulid, kas on kaluripaadid või olid need eestlaste sõjalaevad. Ja nii on öeldud. Ja siis tulid sinna ja hüppasid peale, et me tuleme nüüd pardale ja konfiskeerime siin teie andmebaasi või seal vaatame teie dokumendid üle ja kontrollime laeva ja üldiselt on teil kõik siin korrast ära ja nii edasi ja nii edasi. Tahtsid siin laeva peale minna, mida pärast on ehitatud muide. Aga nii see oli, kuna sellest kõigest on videosalvestised olemas, meie meeskond tegi. Ja siin nad tahtsid laeva peale tulla, need ütlesid, et me teil laeva peale ei lase, meil on kõik korras ja me sõidame edasi. Ja ega Eesti laevad ei saanud ka takistada, siis nad oleks kohe põhja läinud, kui see suur laev oleks nendel peale tulnud seal. Ja siis oli nii, et laev tuli, aga järsku tuli Vene lennuk, mis on peaaegu maste seal riivas vist, ja teine lennuk, Vene lennuk oli veel. Ja siis sai Eesti jõud said aru, et siin pole mõtet mängida, et kui kakluseks läheb, siis on ikka madin täielikult lahti. Ja ma rohkem neid detaile ei räägiks, sest ma võin siin eksida, võib-olla pannakse pahaks mõned terminid. Materjali on kõik internet täis, võite ise lugeda, aga küsimus hakkas sellest peale, et miks Eesti seda ei rääkinud. Mina kuulan riigi raadiot ja kuulan uudist. Vene lennuk rikkus Eesti õhupiiri, ma ei mäleta seal, kas 14 sekundit või 20 sekundit, ja see oli uudis. Aga üleüldse ei räägitud, miks see lennuk siia tuli, et oli ka teine lennuk ja me midagi sellest teada ei saanud. Ja niimoodi tuli välja, et meie rahvas, kes käib internetis kõvasti ringi, nemad leidsid siis Poola meedia, Vene meedia ja Euroopa Liidu meedia väljaanded, kes hakkasid seda lugu kohe siis jõuliselt valgustama. Ja siis tulid ka muidugi videosalvestised välja ja helisalvestised ja siis ütleme niimoodi, et Eestil oli siis silmad häbi täis, kuigi meil püüti kohe siis pärast hakati ka 2 päeva hiljem, 15. oli see siis, kui see tuli meediasse, 13 oli juhus ise, hakati rääkima, et jah, et me ei tahtnudki teda kinni pidada, see oli kõik vale või pooltõde. Ja siis oli niimoodi, et info levis ja isegi ma vaatasin Postimehes pikas loos, kus oli muidugi pestud puhtaks kõik meie rannavalved õigesti käitusid. Tegelikult nad eksisid mereõiguse vastu, nagu on pärast tõestatud. Lihtsalt laeva niimoodi kinni pidada ei saa ja ei tohi taotleda seda. Ja siis oli niimoodi, et isegi meie Pevkur, kaitseminister, ütles ühes lauses, et sellise, seal süüdistati, et laeval on dokumendid korrast ära, et sellise väikese süüdistuse puhul ei tohi nii tugevat jõudu kasutada, nagu me tahtsime laeva peale minna ja midagi taolist ütles Pevkur. Aga see selleks. Ja siis on niimoodi, et öeldi, et Eestist ei maksa teha pommivööga enesetapjad. See on ühe kommentaatori väljend, sest meie poliitikud on muutumas täiesti arulagedaks. Ja see on väga tõsine teema. Ja näiteks ma toon ühe kommentaari siia selle juhtumi kohta, ütlevad eestlased, paljastatakse, kui naeruväärne on see Eesti maine. Maksumaksja maksab küll kogu maailma parema armee puhul ennast odavaks, me loeme kõige paremaks armeeks ennast maailmas. Aga kaitsekulude kasutamine ja juhtimine on ikka täitsa mööda lastud. Pooled sireenid ei tööta, kuid pole hullu. Eesti valitsus jätab ju rahvale teavitamata, kui lõpuks ka sõda algab. Ja kui ta ei räägi sellisest siis intsidendist mere peal. Ja et mitte ise nüüd hinnanguid anda, siin ma loen teile ette, head kuulajad, Eesti Päevalehe ja Delfi juhtkirjast mõned laused. Ja nüüd siin öeldakse selle merevahejuhtime kohta niimoodi. See on meie Päevaleht.
tsitaat jutumärkides nüüd siis tuleb. Kui miski saab olla üldse halvem, siis oma jõuetuse avalik demonstreerimine oli see. See, millega Eesti hakkama sai, minnes näitama jõudu, mida isegi ei proovitud rakendada, on vist halvim võimalus ja lahendus üldse. Muidugi tuleb need laevad peatada. Selleks on lootust vaid juhul, kui koordineerida oma tegevus kogu Põhjalaga ja sissepääsuvalvuri Taaniga. Aga meie lihtsalt mängime sõda siin Eestimaal, isegi arusaamatu, mida üks või teine samm kaasa võib tuua. Eesti ministrid, sealhulgas peaminister, isegi ei proovinud veel päev hiljem selgitada, mis üldse juhtus. Selline on Delfi kommentaar ja nüüd ma mitte kommenteerin, vaid tsiteerin Martin Helme, EKRE esimeest, ja tema tsitaat selle kohta, vahejuhtumi kohta on järgmine. Seoses riikliku enesehäbistamisega Soome lahel tahaks teada, kas keegi nüüd ka ametist vabaks saab, kas kaitseminister või siseminister või peaminister võtavad poliitilise vastutuse selle eest, et viisid Eesti relvakonflikti äärele Venemaaga. Kõigepealt vajab muidugi vastust küsimusele, miks väike Eesti tegeleb Venemaa varilaevastiku põlvili surumisega, kui teised Põhjamaa riigid seda ei tee. Kas hoopis mitte Taani riik, ütleb Helme, kelle väinades see laevastik läbi sõidab, ei võiks peatada neid. Miks me peame siis meie eestlased asuma venelastega konflikti? Taani laseb nad läbi rahulikult, keegi teised midagi välja ei tee, aga me tahtsime minna siis oma seda jõudu siis näitama. Ja ma tegin siin nüüd oma enda kokkuvõtte, et kujutagem ette, kui nüüd nende Vene lennukitega, seal tõusid ju need NATO lennukid kõhku, kui mõni oleks avanud tule teineteise puhul või oleks nad kokku lennanud nagu meie helikopterid siis seal Soomes, siis oleks ju maailmasõda lahti olnud. Siin pole midagi imestada. Siin 1944. aastal, vanemad inimesed mäletavad või teavad, on lugenud Pearl Harbori lahing, eks ju, kus Jaapani õhuvägi ründas Ameerika suurt sõjaväebaasi ja selle peale Ameerika kuulutas Jaapanile sõja, oli uus konflikt või selles maailmasõjas. Aga vanemad inimesed mäletavad hästi, Eesti lehed olid täis seda omal ajal, oli Poola allveelaev Orsel ju Tallinna sadamas. See võeti kinni, toodi siia sadamasse, interneeriti. Ja sama nagu taheti teha Jaguariga. Nad tahtsid Jaguarile anda käsu selle Vene laevale või Vene varilaevastiku laevale, et tulge Eesti nendesse territoriaalvetesse, siis me saame tulla peale sinna kõik ja teha, mis tahame teiega. Aga need laevakaptenistega me lollid ei ole. Me oleme rahvusvahelises vees ja sõidame rahulikult edasi ja lõpuks jäigi üle niimoodi, et Eesti laevad teda lihtsalt saatsid pidulikult. Nii et mererong kõik oli väga uhke. Ja selle Orseliga oli niimoodi, et see oli ju 18. september 1939, kus Eesti tiriti ka sõtta, kuna see laev pani siit minema ja Nõukogude Liit avaldas selle kohta suurt seda protesti, et miks need laevad siin käivad ja nii edasi. See on pikk lugu, aga vanemad inimesed teavad. Orseli nimi on ikkagi vanemapõlve eestlastelt kõigil hästi teada Poola allveelaev. Ja mina tegin siia ühe väikese heli, ma ütlen komponeeringu või ühe helilõigu, kus kõigepealt on nüüd võetud see Eesti poolne merelaevastiku käsud, ingliskeelsed käsud Vene laevale, et ta kuuleks meie neid nõuandeid ja teeks kõike seda, mida Eesti merelaevad siin käsivad, see on inglise keeles, ja pärast seda ma panin siia juurde dokumentaal helipildi, mis oleks võinud juhtuda, kui siin olekski konfliktiks läinud, oleks olnud samasugune lahing, samasugune merelahing oleks võinud puhkeda siin laevade ja lennukite vahel, mis oleks viinud Eesti maailmasõtta. Ja nii nagu juhtus Pearl Harboris 1944. aasta oktoobris, see on nüüd dokumentaalne helilõik. Nii et kuulame, algul on käsklused, et tulge meile järgi ja tehke seda, laske meid sinna peale, kuulake meie nõudeid ja siis tuleb dokumentaalne ülesvõtte Pearl Harbori merelahingust 1944. aastal. Kuulame lihtsalt, et oma meeli nagu teravdada. 65 требует бросить якорь.
This is Estonian warship Papa 6732. Your request will be denied. Follow my instructions. Alter your course to 105 immediately. Over. Yes. Yes. By October 1944, the American and Japanese aircraft carrier forces have been slugging it out for no ja umbes sama asi on nagu selle laevadega on ka siis see asi meil sireenidega, mis kuskil tegid mingi piuksu, kusagil ei teinud ja no ma ei tea, ma nüüd Tartu Postimees kirjutab niimoodi, et mitte jälle ise hinnangud anda, ma tsiteerin Tartu Postimeest. Õppuse käigus testitud ohusireene põhiliselt suur osa nendest vaikis, nii Tartus, Jõgeval kui ka näiteks Viljandis. See näitas õppuse läbikukkumist ja varuplaanide puudumist. See oli Tartu Postimehe tsitaat. Mis siis õieti juhtus sel päeval Eestis? Juhtus see, et õieti ei juhtunudki midagi. Eelhoiatuse kohaselt kell 15.00 üle Eesti pidi üürgama hakkama 22 asulas õhusireen, aga paljude inimeste kõrvu see ei kostnudki. Ja muide, siia lisan Postimees ütleb, selle projektiga, sireenide, Meelis on sulle ka üllatuseks, selle sireenide projektiga, et sireenid üles panna ja siis neid mobiiltelefonis neid sõnumeid saata, hakati peale 21. aastal, aasta enne suurt seda Ukraina sõda, seda teist etappi. Nii et me oleme teinud seda 4 aastat ja tulemus oli nüüd see, mida me kuulsime. Ja no see on lihtsalt piinlik, no siin tekibki küsimus, nagu siin paljud kommentaarid kirjutavad, et no kui niimoodi on meil lugu sireenidega, siis pole küll mõtet loota, et Eesti suudaks oma elanikkonda sõjakonflikti puhul päästa. Ja teine küsimus, sireen huilgab, aga mida ma edasi teen? Mida ma siin Põlvas või Viljandis või kuhu ma lähen siis? Kõige parem on ikka mine põõs alla, ega keldrisse ka julge minna, maja kukub peale meil, need kaardimajad kõik. Ja teisi väljapääsu pole, et küsimus on väga tõsine iseenesest. Ja head kuulajad, selleks, et aru saada, milline see sireen peab olema, ma annan teile helilõigu. See on nüüd värske salvestis kuskil 6 aega tagasi tehtud Kiievi kesklinnas. Selline peab olema tõeline sireen, mida Eestis, ma arvan, et ei suuda veel keegi lähiaegadel anda. Kuulame sireeni. Ja nüüd, kuigi sõjas palju räägitakse, räägime natuke rahuteemadel ka siis, näiteks, meil oli siin Eurovisioon, ma ei hakka praegu sellest rohkem siin midagi, uudist pole mul midagi öelda, sellest on nii palju juba kirjutatud ja kuulatud ja oldud, aga näiteks Eesti reporterid seal Baselis Reini ääres, on see linna nimi ja see on Šveitsi linn, ja siis seal ajakirjanikud, kellel oli mahti natuke, käisid siis Eesti ajakirjanikud, käisid ka ringi Šveitsi toidupoodides ja käisid vaatamas ja siis tuli välja, ma ei hakka neid numbreid ka siin, neid on nii palju, aga tuli välja, et enam-vähem on meil siis paljude asjade toiduainete hinnad Šveitsiga enam-vähem samal tasemel. Šveitsis on palju toiduainet ka kallimad kui Eestis, aga on ka odavamaid kaupu
kui Eestis. Näiteks, no toodi väike vahe on siin, näiteks kilo banaane maksab Baselis umbes 1,4 eurot, aga Eesti Coopis on sama toothind 1,6 eurot. Ja siis tuli välja, et veel jookide sektsioonis on joogid ja karastusjoogid ja veinid ja kõik on tunduvalt madalama hinnaga kui Eestis. See pole tähtis nüüd praegu. Igal juhul, ütleme, laias laastus on seal toiduained kallimad, aga on ka palju neid, mis on Eestis kallimad kui Šveitsis. Aga tähtis on see, et mida me võrdleme ja nüüd ajakirjanikud võrdlesidki. Eestis on tänavu, nüüd on tsitaat lehest, Eestis on tänavu miinimumpalk enne maksude maha arvestamist 886 eurot. Siis Šveitsis on see vähemalt 3500 Šveitsi franki ehk umbes 3750 eurot on miinimumpalk, mis meil on 886. Ja Eesti ja Šveitsi keskmine palgavahe nüüd, eelmine oli siis miinimumpalk, aga päris palgavahe on veelgi suurem. Eesti 2024. aasta keskmine brutopalk tähendab, oli 1981 eurot. No ütleme peaaegu 2000. Baseli piirkonnas on aga keskmine brutopalk viimastel andmetel 7405 eurot. No ja kui meil tarbekulud ja need on kõik enam-vähem võrdsed, vaata, et no siis on ikka niimoodi, et vapustav vahe on, 4-kordne sissetuleku vahe on täiesti. Nii et no mis isegi, no jah, ühesõnaga 1981 on Eestis keskmine brutopalk ja Šveitsis on 7405, aga miinimumpalk, mida inimene saab, on 3750 eurot. No võid osta endale süüa ka. Ja nüüd tuleb välja, veel huvitav uurimus oli tehtud siin, et kui nüüd me räägime, et inimestel ostavad ju kõiki neid odavaid toiduaineid, siis tuleb välja, et see veel tööl käib, see veel kuidagi elab üle, aga pensionäride puhul on see hinnatõus veel 2 korda suurem tavaliselt tuleb välja faktiliselt, kui on siis selle keskmise inimese hinnatõus. Et näiteks, kui on hinnatõus Eestis tuleb praegu 6%, nad siin vaatavad lähiaegadel peaks hinnad tõusma 6%, siis pensionäridel tõusevad nad 2 korda rohkem, kuna nendel on ainult ühed kindlad kulud, kallis korter, kallid arstirohud ja siis veel on mingisugused mähkmed ja asjad, mis on tarvis, millest sa loobuda ei saa, aga nende hinnad on, eks ju, tõusevad, aga sul pension järel ei tule sellele. Ja muide, mina olin siin laupäeva õhtul, ma käisin Põhja-Eestis, tulin kuskil kella 9 paiku olin Põlvas, sõitsin sealt läbi Coopi kaubamaja eest ja imestan, et kas on rahva meeleavaldus väljas või on laulupeoks valmistumad ja mis see tähendab. Ja siin ma legin ma lugesin ära, aga ma ei saanud, nii piinlik oli lugeda. Ma leidsin umbes 60 inimest oli toidukapi järjekorras. No ma olen elanud kogu oma elu Nõukogude Liidus, ma pole kunagi näinud, et inimesed on toidukappi, põlke toidukappe järjekorras. Ja nüüd me oleme siis Euroopa, no esiteks kõige vaesem riik muidugi, ja rahvas ilusas Põlva linnas kevad õhtul seisab toidukapi järjekorras 60 või 70 inimest. No piinlik, mis piinlik, poisid, kuhu me oleme jõudnud. Aga kuulame, mida Eesti Pensionäride Liidu esimees Andres Ergma ütleb siis selle kohta, et pensionäride elu läheb veel kallimaks 2 korda peaaegu rohkem kui tavainimesel. Kuulame, Andres Ergma räägib. Möödunud aasta juunikuus tegi Euroopa Komisjon uuringu 4 Euroopa Liidu riigis, kaasa arvatud ka Eestis, ja selle uuringu tulemusena selgus, et pensionäride jaoks inflatsioon on 6% kõrgem kui riigi keskmine. See tuleneb lihtsalt sellest, et pensionäride tarbimisstruktuur on küllaltki lihtne ja üheülbaline, toit, eluase ja ravimid. Me ootame toiduainete hinna tõusu 6%. See tähendab seda, et tegelikult pensionärid ootavad kuskil inflatsiooni, parimal juhul 10%. Sellega tuleks nagu pensionäridel arvestada.
No jõudsimegi siin Šveitsi hindadega võrreldes välismaale ja olemegi nüüd edasi ka natukese mõned minutid välispoliitika juures ja ma tahaksin kommenteerida, kuna ma ise jälgisin nii Eurovisioonist kui ma vaatasin Ukraina televisiooni vahepeal ja neid YouTube'i klippe kõiki, siis on jällegi meil nüüd infosulg Eestis olnud, keegi pole sellest sõnagi rääkinud, jutt on nüüd Ukraina ja Venemaa läbirääkimistest, mis olid siis peetud seal Istanbulis. Ja me teame, et 16. siis mail nad kokku said. Ukraina kritiseeris, et on liiga madal tase Venemaa delegatsioonil, tegelikult olid seal kõik ase- ja välis- ja julgeolekuministrite asetäitjad kohal ja Medinski delegatsiooni juht on Putini väga vana sõber ja tema lähim nõuandja, need hästi kõrge tase tegelikult oli. Aga niimoodi võib võrrelda, sest Ukrainas olid jälle mitte ministri asetäitjad, vaid ministrid ise kohal. Aga mida me üleüldse ei rääkinud seda, et tegelikult Zelenski ütles, tema sõidab ka sinna Türki, ta tuli Ankarasse, pealinna ja tema ootab, et Vladimir Putin tuleb sinna ja hakkame siis läbi rääkima. Tegelikult, head kuulajad, vaatame nüüd tagasi, kuidas asi oli. Asi oli selline, et see oli üles köötud Zelenski, ütleme, lähikonna poolt ja ajakirjanduse poolt. Putin pole kunagi öelnud, et tema läheb Türki Zelenskiga kohtuma. Putin tegi ettepaneku nädal varem, et Ukraina ja Venemaa delegatsioonid võiksid kohtuda 15. Ja see ettepanek võeti kohe lennult vastu. Aga siis hakati rääkima, et äkki tuleb Putin ka. Isegi Trump ütles, et kui on Putin kohal, ma lähen ka, eks ju, kolmandaks sinna. Teeme kann õlut või ma ei tea, kas ta joob õlut. Ta vist joob Pepsit kogu aeg. Ja siis ongi niimoodi, et me olime täiesti infosulus, mitte keegi polnud Venemaal öelnud, et Putin läheb sinna. Pole mõte, pole kavaski, sest kohtumist pole ette valmistatud, mis sa lähed siis vaatama sinna, tere ütlema lihtsalt. Ja siis oli ka teine asi, mida Eesti meedias üldse pole räägitud, 15. mail Ukraina oli nõus, algavad kell 10 läbirääkimised. Kell 10 Istanbuli linnas. See on siis kõige suurem linn seal, mis seal oli 15 miljonit, sa vaatasid vist elanikke või. Nii et 15 Eestit peaaegu, eks ju. On üks linn ja siis ja juhitakse ja me ei suuda oma Eestit väikest juhtida. See on Istanbuli üks linna osa või pisikene kvartal, eks ju, mida juhitakse siis Ankarast veel. Ei ajab naerma lihtsalt, kui mõtle. Eesti ei saa juhtimisega. Meil on regionaalminister 300 kilomeetri jaoks. Niimoodi, ma läksin kõrvale. Ja siis oli niimoodi 15 mai hommikul kell 10 ootavad kõik Istanbulis, seal oli üks uhke palee pandud valmis läbirääkimisteks, palee, mille sisustamisel oli kasutatud, mälu järgi ütlen, kas 115 või 120 kilogrammi kulda oli siis nende saalide kaunistamiseks kasutatud Türgimaal. Ja selles saalis pidi olema siis suur läbirääkimine. Vene delegatsioon on kohal, ootab. Ankarast tulevad sõnumid, et Ukraina delegatsioon veel pole jõudnud sinna Istanbuli, vahet on umbes 350 kilomeetrit. Lennuk ikka pool tundi, eks ju. Ja ei ole jõudnud. Ja siis istusid, oodati 2 tunni pärast tuli uus kõne, et Zelenski ei tule sinna kohale, siis loen YouTube'ist, et Zelenski on endast väljas Ankaras, kohtub nüüd Erdoganiga, Türgimaa juhiga, Türgi presidendi Erdoganiga, räägib juttu seal 3 tundi ja siis ta otsustab, kas minna sinna sellesse Istanbuli. Ja siis tuleb teada, et Zelenski ei tule, kuna Putin pettis teda. No ei tea, mille alusel ta pettis, kui ta pole kunagi lubanud minna üleüldse. Ja siis oli, sest peale selle, kui Putin tuleks sinna, siis on juba eelmisel päeval või õhtul näha, et kas lennukid on loa saanud ja kas hotellid on valmis pandud ja no ei olnud seda. Ja siis Ukraina delegatsioon, et sõidab kohe välja, läheb sinna Stambuli ja hakkab läbi rääkima. Ja niimoodi oodati teda 15. kuupäeval, järjest oodati 14 tundi.
ja oodati kuni õhtu kell 10 Ukraina delegatsioon ütles, me jõuame küll praegu Istanbuli, aga täna enam läbirääkimisi ei tule. Tähendab, kommentaatorid YouTube'is ütlesid niimoodi, kuna Zelenski oli endast väljast, ta ei teadnud, mida teha, siis toodi Inglismaalt kohale Starmeri peadiplomaat ja nõuandja üks mees, ma tema nime ei suuda meenutada, see tuli siis nõustama Ukraina delegatsiooni, siis tulid ameeriklased Ukraina delegatsiooni nõustama, enne kui nad venelastega said kokku. Nii et läbirääkimised jäid päev hiljaks, seal tehti siis, aeti juttu, muide väga tähtis, keegi teineteist ei solvanud, vaadati tõsiste nägudega üle laua otsa, selle kohta on videod ka olemas, ja kui meie ütlesime, et seal oli ainukene kokkulepe, Eesti meedia ütles, et kokkulepe oli selles, et vangide vahetamine 1000 inimest kummagil poolelt, siis see pole päris täpne info, seal oli veel teine punkt oli see, et võetakse teadmiseks ja hakatakse valmistama ette Ukraina ja Venemaa presidentide kohtumisi ja kolmas punkt oli, et järgmiseks kohtumiseks, ma ei tea, miks Eesti seda ei öelnud, Eesti meedia, järgmiseks kohtumiseks valmistatakse ette täielik nii-öelda, mitte nõudmistega, ütleme siis nende ütleme siis, plaan, mida kumbki pool tahab siis läbirääkimistel saavutada. Et siis tuleme kokku ja siis hakkame neid punkte arutama. Täielik normaalne kohtumine oli. Meil jäi mulje, et mitte midagi ei olnud, tulemusi polnud ja vangide vahetus ainult kokku lepiti. Et see oli puudulik informatsioon. Aga ma tahan siia juurde öelda seda, et väga raskeks kujuneb Zelenski ja Putini kohtumine, sellepärast, et 4. oktoobril aastal 2022, see on üleval dokumendid ripuvad, Ukraina tegi julgeolekunõukogu otsuse, see oli Zelenski korraldusel, julgeolekunõukogu Ukrainas otsustas keelata igasugused läbirääkimised Vladimir Putiniga. See korraldus on tänaseni jõus ja nüüd, kuidas Zelenski läheb oma enda neid käskirju muutma ja Putiniga kohtuma, see on suur küsimus. Nii et asi on päris segane seal, mis seal edasi saab. Täna kell 5 me ootame seda aega, meie aja järgi kell 5, Ameerikas kell 10 hommikul on siis telefonikõne, Trump võtab Putinile, see on Trumpi ettepanekul, võtab Putinile telefonikõne, seal tulevad siis nähtavasti mingisugused eelnevad tingimused ja siin nad võivad, Trump ütles, et umbes 2 nädala pärast ta võiks Putiniga kohtuda, nüüd käib ilmus kõva töö kaadri taga või kardinate taga diplomaatide tasemel ja siis Mario, see nüüd Rubi ütles Ameerika Ühendriikide välisminister või riigisekretär ütles kohtumiste kohta, et uks on avatud ja protsess on ka lahti läinud, nagu Gorbatšov alati ütles, protsess läks ja nii et lähiaegadel, lähinädalatel on oodata igal juhul tõsiseid kokkusaamisi ja tõsiseid kokkuleppeid. Kuulame, mida ütlevad selle kohta sellised inimesed nagu näiteks Janek Mägi, suhtekorraldaja, siis Mihhail Kõlvart ja Lauri Laats. Nad olid korvuti või kolmekesi istusid Raadio 7, see on usuraadio, Eesti usuraadio, üks Raadio 7 stuudios saates Keskhommik, Mihhail Kõlvart, Janek Mägi ja Lauri Laats ja nad ka ise loomustasid seda olukorda, mis on välja kujunenud ja eriti rõhutatakse olukorda, mida praegu isegi tasub ka raadiokuulajail niimoodi mõtiskleda selle üle. Mäletate, pool aastat tagasi meil oli ütlemine, et Ukrainas peab tulema rahu, see oli nagu keelatud, see oli kuritegu. Kui Mart Helme seda aasta tagasi ütles, siis ta sai kohutava sõimu osaliseks, et ta on riigi vastane ja Euroopa vastane, et rahust ei tohi rääkida, meil on ainult üks eesmärk, Ukraina võit Venemaa üle. Ja seda ütles meil ka meie president Karis, et me surume Ukraina põlvili. Mitte Ukraina, vabandust väljenduse eest, et me surume Ukraina-Venemaa sõjas Venemaa põlvili ja Ukraina peab võitma. Nüüd on niimoodi, et kõik räägivad rahust. Nii et mõne kuuga võib kogu maailma arvamus absoluutselt pea peale pöörduda, rääkimata Euroopa Liidu arvamustest, kus Euroopa Liitu juhivad ju praegu Ursula von Leyen ja Kaja Kallas, mõlemad on ju inimesed, keda pole valitud nendele kohtadele, vaid lihtsalt on määratud. Nagu meie määrame presidenti, aga ei vali. Kuulame, mida arvavad selle olukorra kohta Mihhail Kõlvart, Keskkonnakonna esimees, Janek Mägi, suhtekorraldaja ja Riigikogu liige Lauri Laats. Kuulame seda helilõiku.
aga sa mäletad, et veel mõni aeg tagasi üldse, kui keegi peaks ütlema, et on vajalikud rahu läbirääkimised, siis see ei olnud legitiimne. Ja noh, et mis rahu läbirääkimised sõda võiduni ja teist alternatiivi ei ole. Nüüd tegelikult kõik räägivad sellest, et peavad toimuma nüüd juba lubatakse osa maad ära anda. Meie osad poliitikad ütlevad ikkagi, et tuleb lõpuni minna. No meie oma tea, aga nendel ei ole mõju maailmas, et vähemalt nendest niimoodi ütlevad, aga kui me vaatame, siis vähemalt ajakirjanduses on ju päris palju jutulnud, et tegelikult Ameerikas arutatakse tõsiselt, et vähemalt Krimm tuleb ära anda ja võib-olla teha külmrahu sellel piiril, kus praegu sõda on ja no seda, ma räägin ajakirjanduses. Tegelikult seda saavad otsustada ainult ukrainlased. Mis on need tingimused, mis on nendele vastu võetavad. Ei ole õige, et keegi suruks peale. Ma olen Mihhail 100% nõus, see on õige filosoofia, aga kui sa loed kas või Henry Kissingeri diplomaatiat, siis sa saad ju aru, et tegelikult seda saavad otsustada ainult Putin ja Trump. Suured, kellel on jõud, otsustavad. Ja kellel on õigus. Ja väiksemad siis sellega lepivad, et suured Euroopa riigid, kelle puhul me saame ikkagi öelda, et nendel see mõju on olemas, nende puhul me ei näe sellist relieefset retoorikat praegu. Ei näe. Ei näe. Nad ikkagi saavad aru, et on võimalikud erinevad stsenaariumid ja igal juhul vähemalt Ameerikaga tuleb läbi rääkida ja kui Ameerika ütleb, et Venemaaga tuleb läbi rääkida, siis vähemalt sellega tuleb arvestada. Et see retoorika nagu lihtsalt seda näitab. Et see retoorika on praegu palju tagasihoidlikum, kui oli veel mõni kuu tagasi. Ja kas on võimalik kokkulepe, varem või hiljem mingi kokkulepe tuleb. Ameerikas on suur ootus. Ja ma arvan, et see on natuke selline emotsioon. Et näidata, me tegime ära. Et Trump saaks öelda, et see on minu saavutus, et nüüd nad istuvad, arutavad ja mina tegin ära. Aga ma seda pilti vist praegu eriti ei kujuta endale ette, et Putin ja Zelenski istuvad koos ja midagi räägib, ma päris seda ei kujuta endale ette. No seda on raske ette kujutada ja esiteks peab Ukraina oma siis seadust muutma. Praegu kehtib seadus, et Zelenski ja ka keegi teine ei tohi asuda mingisugusesse diskussiooni Vladimir Putiniga. Aga me teame pooltõdesid, ainult Eesti meedia meile tõde alati rääkida ei taha. Ja ma tooksin ühe näite veel, et keegi nüüd ei arvaks, et ma hakkan siin Venemaad kiitma. Seda ma ei teeks, ma olen ise Venemaal 14 aastat töötanud ajakirjanikuna, nii et tean seda riiki üsna hästi, aga õigluse või ütleme ajaloolise õigluse huvides ma siiski tsiteeriksin paari välismaa ajalehte, mis puudutavad nüüd Moskva võidupäeva paraadi. No meil oli niimoodi siin informatsioon, et tuli vaevalt seal kokku mõned riigipead ja oli üks sõjaaegne tank oli ja siis olid veel vilets tehnika ja Punasel väljakul midagi huvitavat ei olnud. No tegelikult oli see paraad ripub kõik YouTube'is üleval, igaks võib seda näha. See oli tegelikult väga võimas etendus seal Punasel väljakul. Ja kuna me selle kohta oleme saanud ainult negatiivseid hinnanguid, siis ma võtsin välja internetis praegu, mida kirjutasid välismaa ajalehed järgmisel päeval paraadi kohta. Ja USA ajakirjandus üldiselt, see on üks ajakirjandus kommentaator ütles, et Ameerika Ühendriikide ajakirjandus nimetas seda paraadi läänemaailma läbikukkumiseks. Ja Washington, kuna see oli niivõrd efektne. Ja Washington Post kirjutab, ma tsiteerin, kollektiivse lääne täielik läbikukkumine, Venemaa isolatsioon ei tööta enam, Venemaa tähistas võitu hitlerliku Saksamaa üle täiega. Provokatsioonid ürituse läbikukutamiseks ei töötanud.
see oli Ameerika Washington Post, nüüd on Briti see Guardian ütleb meile niimoodi, Guardian ütleb, et paraad Punasel väljakul kinnitas Venemaa sõjalist võimekust. Independent ajaleht ütleb, et üritus Moskvas demonstreeris Venemaa kindlat usku võitu Ukraina sõjas. Ja meie naabrite Soome Ilta-Sanomat imestas Moskvas võidupäeva tähistamise suurt haaret, soomlased olid sellest ehmatanud. Ja New York Times nüüd Ameerikas rõhutas, et 29 riigi pea kohale sõit kinnitas Venemaa laialdas mõju ja toetust maailmas, millega president Trump peaks arvestama. Ja no lisaks siia ma toon juurde, paraadil marssisid muide 13 välisriigi sõjaväe delegatsioonid, 13 välisriiki, Venemaa, kas nad on liitlased, aga vähemalt sõbrad, ja prantslaste Figaro imestas, et nii palju liitlasi Moskvasse üldse sõitis ja hindas võidu tähistamise üritus grandioosseks. Ja siis imestati veel ajalehtedes ja seal YouTube'is, et miks siis ikkagi Prantsusmaa ja Inglismaa ja USA kohale tulnud, kuna nad olid ju kõik liitlased maailma sõja ajal. Ja veel nimetati ära, et et me nagu ei teinud sellest välja, eriti ei kommenteerinud, aga oli ju kohal ikkagi Xi Jinping, see Hiina president, kellega kirjutati alla muide ka sõjalise partnerluse leping, mis tähendab, et suurema sõja puhul on siis Venemaa ja Hiina avalikud liitlased, nagu ma aru saan sellest dokumendist. Ja kohal olid ligi 30 välisliidrit tuli peaaegu kohale. Brasiilia riigipea Lula de Silva, Venezuela režiimijuht Nicolas Maduro, Egiptuse president ja terve rea Aafrika riikide juhte. Me ütleme, et Aafrika riigid, need on sellised, aga tulevik on Aafrikas ja Venemaa praegu koos Hiinaga on kõvasse haardesse võtnud Aafrika ja terve hulk Aafrika riigipäid oli kohal. Ja kohal olid ka, sellest on räägitud nüüd, ka Serbia president Aleksandr Vučić ja nagu me teame, intsident oli meile jällegi mitte nüüd meid kaunistab, oli siis Robert Ficoga, kelle lennukid Eesti ei lasknud oma õhuruumist läbi. Ja ma tahaksin öelda, head kuulajad, paneb imestama. Fico on Slovakkia riigipea, Slovakkia on Euroopa, tähendab Euroliidu või Euroopa Liidu ja NATO liikmesriik. Me oleme ka NATO liikmesriik ja Euroopa Liidu liige ja me ei lase oma sõpra riiki, tema riigipead üle lennata. Et see paneb imestama, et kuidas moodi me hakkame siis nagu dikteerima NATO riigile, kuidas ta peab käituma. Aga kogu selle asja hull on, ütleme, halb pool või halvem pool on selles, et meie ajakirjandus meile sellest ei räägi ju midagi. Ja Riigikogus võttis selle kohta, selle infosulu kohta Mart Helme kõvasti sõna väga krõbedate sõnadega, kus ta ütleb, et meil on jäänud Eestis ainult alles üks ainukene tõde, see on valitsuse tõde, Reformierakonna tõde ja ta kritiseeris veel ka teravalt Raul Rebase, tema on ka arvamusliider, Raul Rebase määramist Rahvusringhäälingu nõukokku ja kavatsus Varro Vooglaid nõukogust välja lüüa, Meelis. Paneme Rebase asemele, me Varro Vooglaid minema, kes on üks praegu kuulatavam inimesi. Tema need produktsioonid, ütleme seal YouTube'is, need on ju seal ikkagi 10 000 kuulajad on tal. Ja kuulame nüüd Mart Helme Rebase kriitikat, see on üsna krõbe, hoiatan ette, ärge pahaks pange, aga meil on õigus seda avaldada, kuna seda on need sõnad on välja öeldud Riigikogu kõnetoolist. Mart Helme ja kuulame. Ja Reformierakonnal ei ole õigus tekitada riigis olukorda, kus nemad mõistavad ühtemoodi ja see õigustab seaduste rikkumist. Ja teised mõistavad teistmoodi, aga teistel ei ole õigus. Sest Reformierakond on nii otsustanud. Ja eriti odioosne tüüp on muidugi ikkagi Raul Rebane. Meenutame, et 80. aastate teisel poolel, kui perestroika juba käis, astus tema komparteisse ja agressiivselt püüdis veenda ka oma töökaaslasi komparteiga liituma. Ja nii mõnigi saatis ta sinna, kus päike ei paista, sest oli selge, et see kompartei režiim ei jää enam pikalt püsima. Ja mida ta siis on nüüd teinud? Nüüd on ta teinud täpselt seda sama, mida ta tegi siis, kui ta oli kompartei liige. Propagandat.
propagandat, vääritut, valelikku, moonutavat, süüdistavat, demoniseerivat propagandat nende suhtes, kes ei ole peavoolu ideoloogiaga nõus, kes ei ole Reformierakonna diktaadiga nõus, kes ei ole liberaalse demokraatia perverteerivate ettevõtmistega nõus. Neid on ta mõnitanud, süüdistanud ja kõik see on nii piinlik. Kõik see on nii piinlik. Siinsamas oli alles kultuurikomisjoni istung, kus päevakorras oli Varro Vooglaidi väljaviskamine ERR-i nõukogust. No, jumal tänatud, esialgu on veel seadused niisugused ja tavad niisugused, et see on ikkagi fraktsiooni otsustada. Aga see kõik näitab, kuivõrd perverteerunud on meie see reformierakondlik režiim. See on nii perverteerunud, et see ei saa kaua enam kesta. See on, teate, 85. aastal algas perestroika Nõukogude Liidus. Võttis 6 aastat aega, enne kui see perversne ja jälk riik kokku kukkus. 6 aastat võttis aega. Nüüd on toimunud uus globaalne perestroika. Donald Trump on valitud presidendiks. Ma arvan, et läheb kõige rohkem 2-3 aastat, kui ka meie perversne režiim kokku kukub. Uskuge mind. No see oli arvamus nüüd Riigikogu kõnetoolist, ma veel kord rõhutan, ja seda ütles Riigikogu liige Mart Helme, aga paistab, et ta sõnades on ikkagi ka tõtt sees, sellepärast, et olukord juba riigis muutub ja kui me vaatame siin viimaste päevade arvamus tähendab kuidas nüüd öelda, avaliku arvamuse uuringuid, siis tuleb välja, et Nordstat Eesti AS on selle uuringu teinud koos Ühiskonna Uuringute Instituudiga ja seal on nüüd seis selline, et Isamaad toetab 27%, aga Keskerakonda juba 17% ja Reformierakonda 16%. Nii et jõuvahekorrad nagu muutuvad, eks ju. EKRE on 16%, no teised on seal madalamad. Nii et paistab, et nagu asi ikkagi kuhugi liigub ja selle kohta ütles väga hästi, ütles veel, me enne siin rääkisime sellest Pruunsillast, Parvel Pruunsillast, ja tema ütleb väga hästi, tema artiklis, ma tsiteerin, on öeldud niimoodi, Pruunsilla tsitaat, jutumärkides, meil on praegu olukord, kus valitseb selline koalitsioon, kelle toetus ühiskonnas on 12%, kui arvesse võtta kõik vastajad, ka need, kellel erakondlik eelistus puudub. Kõik ülejäänud on selle vastu, mida valitsus teeb, mis tähendab, et valitsusel puudub tegelikult igasugune sisuline legitiimsus. Igas muus riigis tuleks selles olukorras erakorralised valimist teha, nii nagu tehti seda hiljuti Saksamaal, Prantsusmaal ja Kanadas, ütleb Pruunsill, et me peaksime tegema erakorralised valimised. Selle üle mõtiskleb ka Varro Vooglaid jällegi Riigikogu kõnetoolist. Kuulame, mida Varro Vooglaid ütleb ja ta kutsub üles meid, et hakkame rohkem rahvaga arvestama ja hakkame ütleme, normaalset ühiskonda üles ehitama. Kuulame siis Varro Vooglaid Riigikogu kõnetoolist. Kuidas oleks sellega, kui võtaks kasutusele valimissüsteemi, mis on reaalselt usaldusväärne ja läbipaistev, nagu teistes Euroopa riikides seda tehakse? Valimissüsteemi, mis on jälgitav ja vaadeldav tavaliste inimeste poolt oma tavaliste teadmiste pinnalt. Kuidas sellega oleks, kui soovite ehitada kuvandit Eestist kui demokraatlikust riigist? Kuidas sellega oleks, kui taastaks rahvaalgatuse õiguse, mis oli ette nähtud 1920. aasta ja 33. aasta põhiseadustega, et rahvas sai algatada parlamendis eelnõusid nii vastuvõetud seaduste tühistamiseks kui ka uute seaduste vastuvõtmiseks, kusjuures kui parlament ei toetanud rahva poolt algatatud eelnõusid, siis läks eelnõu automaatselt rahva hääletusele ja kui rahvas ise seda toetas, siis see oli ühtlasi umbusaldus parlamendile. Ehk võimalus reaalselt kutsuda esile erakorralised valimised olukorras, kus parlamendi enamus on minetanud rahva enamuse toetuse. Kuidas sellega oleks? Ehitame äkki niimoodi kuvandit Eestist kui demokraatlikust riigist? Või kuidas oleks sellega, kui ühe korra nüüd 22 aasta jooksul annaks ka rahvale võimaluse rahvahääletusel osaledes ühegi küsimuse üle otsustada? Näiteks selle üle, kas hakata fosforiiti kaevandama või mitte, näiteks selle üle, kas rajada suuri sõjaväebaase kusagile või mitte. Kuidas sellega oleks?
Siis öeldakse, ei, me ei saa niimoodi, eks ole, rahvale anda õigust otsustada sellise asja. Või kuidas oleks sellega, et annaks rahvale tagasi võimaluse valida endale ise riigipead. Mitte nii, et riigipea määratakse koalitsioonierakondade tagatubades. Vot ühtegi nendest asjadest te ju tegelikult koalitsiooni poole pealt ei toeta. Oluline osa ka opositsioonist ei toeta, sotsid kindlasti ühtegi nendest asjadest ei toeta. Eks? Selle asemel minnakse edasi näiteks selliste muudatustega, et võtta kohalikelt inimestelt võimalus seista vastu näiteks tuuleparkide rajamisele, eks ole, demokraatiast eemale. Selle asemel soositakse üha enam Euroopa föderaliseerumist, mis jätab meile kohalikule tasandile järjest vähem võimu. Nii et see on suitsukate, head sõbrad, aga see suitsukate on läbinähtav. Te loote illusioone, tegelikult austus demokraatia ideaali vastu puudub, tegelikult austus, nagu eelnevalt rääkisime, ka põhiseaduse ideaali vastu puudub, aga lõputult ei saa neid valesid ehitada ja üleval hoida. Ja ma veel tuleksin hetkeks, kohe hakkab meie aeg täis saama, ongi juba üle läinud, mis paistab. Ma tulen hetkeks Eurovisiooni juurde ja siin on, kui ma vaatasin internetti, on terve hulk kommentaare, kes imestavad Eurovisiooni siis tippu tõusnud Iisraeli laulu üle. Et mis pärast Iisraelile nii palju punkte anti ja miks üldse Iisrael on lubatud Eurovisiooni laulu võistlusele. No sellised arvamused on. No nendel arvamustel on oma tõepõhi all, sellepärast, et me ei tohi unustada, et Iisraelis käib praegu ju suur sõda. Nädalavahetusel, ma vaatasin hommikul, oli Iisraeli ja Palestiina sõjas Gaza sektoris saanud surma üle 300 rahulikku elanikku. Ja terve haigla lasti õhku, seal koos, ma ei tea, seal patsientid ja arstidega, no täpselt ma ei oska öelda, lühiinformatsioon selline, üle 300 ohvri siis rahuliku elanikkonna hulgas ja hinnangute järgi on Iisrael konflikti algusest peale oma rünnakute, hoolimatute rünnakutega, nagu ütlevad agentuurid, tapnud üle 50 000 Palestiina rahuliku elaniku. No ma ütleksin niimoodi, et see number ületab kõvasti Ukraina sõjaohvrite arvu rahulike elanike seas. Ma ei räägi sõduritest. Ukrainas on niimoodi, et hommikul uudistes kuuled, et eilses rünnakus sai surma 2 või 1 inimene või 3 inimest, sealhulgas laps on alati uudiste juures olnud. Aga need on üksikud. Aga seal on 300 ohvrit korraga ja siis kokku üle 50 000. Ja need 1000 inimesed on veel rusude all, kes on teadmata kadunud. Nii et keskmiselt on öeldud, ma võtan jällegi lääne agentuure, Iisraeli sõjalises operatsioonides on Gaza sektoris hukkunud keskmiselt iga päev üle 10 lapse, kuni 100 last päevas omal ajal oli. No sellised numbrid. Ja ma ütleksin niimoodi, et nendel kommentaaridel, et miks Iisrael võtab osa Eurovisioonist, on ma tõepõhi all ka sellepärast, et nii nagu Vladimir Putin, Venemaa president, on ka ju Iisraeli juht Netanyahu kuulutatud ju selle Haagi kohtu poolt tagasi otsitavaks. Ja ta on ka sõjakurjategija, kuigi veel süüdi pole mõistetud. Et sellised mõtted tekivad, kui me siin jälgime kõiki neid läbirääkimisi ja Türgi pealinnas ja Istanbulis ja muud. Ja no jääme siis täna ootama Putini ja Trumpi telefonikõne, eks õhtul kuuleb, millest nad seal rääkisid, millest nad kokku leppisid. Aitäh, et me kõik koos olime praegu ja jääme siis paremat tulevikku ootama. Stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Kagu Raadio.